tere, Marko siinpool ja täna ma teen teile sissejuhatuse webinaride sarja koerte probleemkäitumine. Järgnevad 5 webinari, millest esimene algab juba sel neljapäeval ehk 14. mail, käsitlevadki koerte probleemkäitumist, nende ärevust, stressi ja muid muresid ning küsimusi, lahendusi, kuidas selle kõigega toime tulla. Sissejuhatuseks tooksin teile esimese teema. Koera õpetamine ei muuda tema probleemkäitumist. Ehk siis, kui me õpetame koerale selgeks uue käitumismudeli, ilma et me eemaldaksime probleemi, mis selle käitumise põhjustas, siis tegelikkuses me ei muuda koera probleemkäitumist ära, me ei lahenda koera probleemi, vaid me sunnime talle peale lihtsalt uue käitumise. Ja see on väga suur erinevus võrreldes sellega, kui me lahendame koera probleemi ära ja seeläbi pärast seda õpetame talle uue käitumismudeli. Kui me ilma põhjust eemaldamata õpetame koerale peale uue käitumise, me ei ole teda sisemiselt muutud mitte kuidagi. Nii nagu inimeste puhul. Ütleme, kui teil on näiteks, kui te teate näiteks mõnda inimest, kellega te peate väga spetsiifiliselt käituma. Kas tegema mingeid tegevusi, ütlema mingeid lauseid, käituma nii-öelda vastavalt selle inimese juuresolekul. Siis te seda teete, kuid samas see, et te niimoodi selle inimesega käitute, ei muuda teie üldist käitumist, vaid see muudab teie käitumist ainult selle inimese suhtes. Ja koertega on see sama loogika. Ehk siis meil on vaja eemaldada see probleem, millest on põhjustatud käitumine, see ebasoovitav käitumine, mida koer teeb, ja pärast seda, kui me oleme selle põhjuse eemaldanud, õpetame talle uue käitumise, juba ilma selle probleemita. Nii et see on see suur erinevus. Teine punkt, mis ma tahaksin siin sissejuhatuses välja tuua, on koerte dominantsus. Ja see on pikalt viljeletud valearusaam. Tegelikult sellist asja nagu koerte domineerimine või dominantsus ei ole olemas. Näide asjade domineerimise üle, et koer hoiab asju enda valduses, valvab neid, uriseb tee peale, kui üritate ära võtta. Aga alati tuleb mõelda sellele, mis on selleni viinud. Kui ta oli kutsikas, kas ta käitus nii? Tõenäoliselt mitte. On väga tõenäoline, et olukord oli niisugune, et kutsikas peast võeti neid asju kogu aeg ära, ükskõik mis asju, mida ta ei tohtinud nii-öelda võtta. Ja korral tekkis reaktsioon, et ta peab hakkama neid asju rohkem hoidma, rohkem valvama, rohkem kaitsma. Koer kasvas suuremaks ja nüüd, kui tal on tugevad hambad, suured lõuad, ta suudab teha tugevamat häält. Nüüd nimetatakse seda domineerimiseks. Kutsikast peast sai talt selle asja ära võtta, kratis kinni võtta, aga nüüd on võib-olla koer 30 või 40 kilone suur koer ja niisama lihtsalt, kui koer uriseb ja haugub, ei kipu enam seda asja ära minna võtma. Ja nüüd nimetataksegi seda, et mu koer on nii-öelda domineeriv, agressiivne, ta ei lase mul seda mingit, ma ei tea, mis iganes asja ära võtta, aga see, millised tegevused, inimesepoolsed tegevused selleni on viinud, alati tuleb mõelda selle peale. Me ei saa, kunagi ei ole nii, et koer lihtsalt hakkas äkki niimoodi käituma. Alati on mingisugused tegevused, mingisugused põhjused, mis on sellise koera käitumiseni viinud. Ja neid erinevaid käitumismudeleid ja mis on nende lahendused, neid me vaatame samamoodi järgnevas 5 webinaris. Kui öeldakse, et koer domineerib, koer haugub, näiteks nii-öelda tundub agressiivne, siis alati tasub endalt küsida, et mis selleni viis. Kas ma oskan oma koera piisavalt hästi lugeda? Kas ma olen näinud ka muid märke? Sest tegelikult on nii, et koer uriseb ja pärast seda ka haugub alles siis, kui ta on teinud
terve hulga muid märke, mida te ei ole ilmselt märganud. Ehk siis koertel on oma keel, nad väljendavad seda, aga kui inimene ei oska seda lugeda, siis ta üritab aina rohkem ja rohkem seda välja näidata, kuni lõpuks siis muutub see urisemiseks, haukumiseks ja veel hiljem ka juba näiteks hammustamiseks, kas siis lihtsalt näksamiseks või juba tugevamaks hammustamiseks. Aga see on nii-öelda tema asendustegevus, tema väljendusviis sellele probleemile, mis on tekkinud. Ja seetõttu on väga oluline leida need põhjused ja lahendada need ära. Enne, kui me hakkame tegelema tegevusega. Seepärast ei saa me öelda, et koer on kuidagi domineeriv, vaid tegelikult me oleme viinud inimestena selle olukorra nii kaugele, et koer on hakanud ennast agressiivselt väljendama. Tegelikult ta üritab ennast kaitsta enamikul juhtudel, mitte teid rünnata, vaid ennast kaitsta. Sellel on väga suur vahe. Aga ammu enne seda on olnud palju märke sellel koeral, mis sellise käitumiseni viisid. Ehk siis selleni, mida inimesed nimetavad domineerimiseks või agressiivsuseks või muuks selliseks. Ja kuidas neid märke lugeda, millised need on, seda me samuti õpime järgnevates webinarides tundma. Webinari pilet on leitav koertetreining.ee kodulehelt või siis ka meie Facebooki lehelt vastava ürituse alt. Nii et kui te ei ole veel registreerunud, siis tasub seda teha. Kõike head ja näeme webinaris!